tervist. Jumal on olemas. Ja tema on hea ja armastab sind. Tema on sinust huvitatud. Ta teab sind. Ja ta mõtleb head lõppu sinule, et sa pääseksid taeva õndsusse. Ja selleks on vajalik sinupoolne kaastöö ja koostöö. Et kui me jätame midagi tegemata, siis see on võlgnevus. Ja siis me peame saama andeks. Me peaksime paluma andeks oma patud. Ja mis on patt? Patt on see, mis on käsu vastu. Ja Jumala käsk on piibel, see on pühakiri. Ja kogudus aitab piiblist õigesti aru saada. Me peaksime pöörduma ristiusku. Sellepärast, et Jeesus on Jumala poeg ja löödi risti. Ja sellega Jumal maksis kinni kõikide inimeste patud, et me saaksime andeks. Jumal oma poja lasi ära tappa. Ja see on selline hind, et öeldakse hinge hind. Ja Jeesus löödi risti. Ja tema ei teinud kunagi ise pattu, ta elas elu, aga pattu ei teinud. Ja see üks õiguse täitmine on saanud kõikidele inimestele elu õigustuseks. Nii ütleb pühakiri. Ja kuidas siis see kui sa tahaksid ka hakata Jeesust ja Jumalat järgida, Jeesust, Jehova Jumalat, sa peaksid niimoodi pöörduma. Sa peaksid pöörduma patusest elust. Ja oma suusõnadega selle kohta öeldakse meeleparandus. Oma suusõnadega ütled, Jumal, Jehova, issand, ma pöördun ära patusest elust. Ma tahan Jeesust järgida, aita mind palun. Anna palun mulle püha vaimu. Palun, et Jeesus tuleks minu südamesse elama. Ja palun anna mu patud mulle andeks. Nii nagu minagi annan oma võlglastele. Vot aamen. Niimoodi võiksid paluda. Ja leia tee mingisse kogudusse, mis on selline aus ja hea kogudus. See, et nad kümnist nõuavad, on aus. Selles mõttes ei ole ülekohut. Kümnis on Jumala õnnistus sellele, kes seda maksab. Sest et koguduses peab olema liha ja leiba süüa koguduses. Toit peab laual olema ja see on Jumala asutus nimega kogudus. See on Jumala õnnistus inimkonnale. Ja seda tahab iga nagu see iga aus kristlane tahab koguduses käia ja tahab sealt omale saada vaimutoitu, hingejõudu ammutada ja kosutust. Ja see, kus koguduses usklikud saavad kokku, see tõstab nagu üles tõstev mõju on sellel. Nagu kui keegi on langenud, siis teised toetavad teda. Ja niimoodi on öeldud, et vaata, kuskil on selline kirjakoht, ma tahan heldust ja mitte ohvrit. Tähendab, et kui sa peaksid nagu midagi kellelegi loovutama nagu vastu tahtmist või suure vaeva, nagu suure hinge ahastusega, see on ohver. Aga Jumal tahab heldust, mitte ohvrit. Ja siis on öeldud niimoodi, et ole püha. Et see on nagu, olge pühad, sest Jumal on ka püha. Ja siis on öeldud, et taotlege rahu kõikidega, et ilma selleta ei saa ükski näha Jumalat. Ja mina ütlen juurde, et palu omale puhast südant, sest puhtad südamelt saavad näha Jumalat. Ja kuidas hoiab noor inimene oma teeraja selge? Kui ta seda peab Jehova sõna järele.
ja selleks on siis püha piibel. Algusest lõpuni, Hiobi raamat on ka piibel ja siis need suured käsud ja käskijad, see kõik on piibel, Jakobuse raamat on ka piibel, see on piiblis, on selline koht nagu Jakobuse kirik, Jaakobus ja siis piibel. Et milleks muidu raamatut kirjutatakse, kui seda keegi ei loe. Tähendab, piibel on lugemiseks mõeldud raamat. Ja kogudus aitab sind raja peale, aitab sul õigesti aru saada piiblist. Et ma kutsun siit üles seda juttu rääkides, sellele kutsun siit üles. Ja me peaksime võimudele alistuma ja kuuletuma. See tähendab, et kui keegi on ülemus, me peaksime tema juhtimisele ja korrale kuuletuma. See hoiab ära suuremad tapatalgud ja sellised väiksemad nagu korratused. Et siis on kord maa peal ja rahu. Ma seda ka tahan öelda.